Juba 4. päeva üritavad Ameerika ja Leedu väed sügavale sohu vajunud soomusautot välja tõmmata, arvestusega, et tuleb jõuda vähemalt 5 meetri sügavusele. Leedu kaitseminister Dovile Šakaljene ütles täna hommikul Leedu rahvusringhäälingule LRT, et Pabrade soos kadunud USA soomuki väljakaevamist raskendab oluliselt selle arvatavasse asukohta varisenud pinnasemass. Minister tunnistab, et soo sügavus on suurem, kui arvata võiks. Pelkės gylis bent 15 metrų ir iki 12 metrų gali grimsti tas tankas. Mes ką jau matėme, kad vis tik tai maždaug 5 metrų gylyje turbūt tam tikras metalo vietas jau liečiame. Levimas on oletus, et kohas, kus päästetööd toimuvad, võib soo põhjas olla gaasitoru. Võimud on tunnistanud, et oleks võinud muda juba varem ära koristada, kuid sündmuskohale jõudnud süvendaja läks rikki. Vähe sellest, vaid paar päeva tagasi ehitatud tee ei sobinud hiiglaslikule ekskavaatorile, mis tõttu tuli sündmuskohale ringi sõita. Oma abi on pakkunud Poola sõdurid, insenerid ja Ameerika tuukrid, kes saavad kohe pärast muda väljapumpamist tööle asuda. Siiski pole kindel, millal tuukrid tööle saavad asuda, sest muda on väga palju ja vaja võib minna 3. süvendajat. Narai vėl buvo atvykę, mūsų narai yra pasiruošę, Jungtinių Amerikos valstijų narai yra pasiruošę, bet šiuo metu dar nėra jokios galimybės šitame dumble dirbti. Beje, ką narai ir sakė, reikia atkreipti dėmesį, dumblas yra ne vanduo. Yra didžiulis spaudimas panirusi dumblą, taip pat absoliučiai jokio matomumo. Küll on aga tuukrid ministri sõnul õppinud ka ilma nähtavuseta tunnetama soomuki eri osi, kuhu saaks köied haakida. Tööd püütakse teha väga hoolikalt, sest pole välistatud, et soomusautost võisid välja kukkuda ka hukkunud sõdurid. 80% vanduo, 20% dumblo, ką gali sėkmingai žemsiurbė traukti, negali būti naudojamas pilna apimtimi, kad nebūtų įtraukti žuvusiųjų kūnai. Kui eile võis Leedu armee veel spekuleerida, et päästetöö lõpeb ja soomustransportöör M88 tõmmatakse välja sel nädalavahetusel, siis täna hoidub sõjavägi spekulatsioonidest.